Stress on 5000. Õige pool teine oli hästi visuaalselt. Kubu? Vaatama uude videot ja meie selle nädalavahetuse eesmärk on saada korter põhimõtteliselt valmis. Ma olen praegu reaalselt kõige vähem mingisugune filmimiskõlbulik välja. Aga mis sa teed? Me tiilime siin päris eluga, eks ole, see on päris elu. Nii et vahepeal peab leppima siis sellise minuga siin. Väga kaunis. Ühesõnaga, eile oli terve päev täis igasuguseid tegevusi, aga praegu me oleme siin köögi juures ja nagu video alguses sai öeldud, siis selle nädalavahetuse isegi mitte eesmärk, vaid reaalselt meil ongi vaja saada homseks õhtuks tegelikult, sest et täna on juba laupäev on ju. Meil on homseks õhtuks vaja saada kõik siin põhimõtteliselt nii valmis, et on nii valmis, et siin on võimalik sees elada. Aga ma näitan, milline on praegu olukord. Nii, meie köök siis on hetkel selline. Ma puhastan praegu feeriveega neid köögikappide pindasid, käin kõik kapid selle feeriveega üle, et saaks panna krundi peale. Roolan siin mõned lihvimiskohad, mis on vaja teha, lihvib neid. Suur tuba nagu täielikult lihtsalt, ma ei hakka isegi väga näitama, see on täiesti nagu, no ühesõnaga katastroofiline, mis siin toimub. Kubumees. Ma vahtledan paar asjad teifi. Okei, vahtledan, sorry. Ühesõnaga, sa näed, siin on nagu täielik katastroof. Meil on põhimõtteliselt aega. Ma ütleks küll, et nüüd meil on mingi 24 tundi aega reaalselt. Ma ei tea. Homme õhtul kell 5 tuleb juba mõde siia ja siis peaksid saama asjad põhimõtteliselt valmis. Noh, me ei saa muidugi seda suurt sitta välja viia, mis seal kõik rõdul praegu on, siis mingi parkett ja mis seal kõik veel on, mingisugune ehituspask, et ühesõnaga see jääb siis mingisuguseks teiseks korraks. Okei, seda tuba ma veel näidanud. See tuba on vist praegu nagu reaalselt kõige paremas korras. Siin on lihtsalt praegu külmkapp, see tuleb ju tagasi viia. Ja noh, köögikappide mingisugused asjad, aga üldises mõttes seinad, laed, liistud on pandud, noh, põrandalist ei ole, noh, need jäävad siis. Aga kõik on nagu
üleüldises mõttes või üldises mõttes ma ei tea, kuidas seda öelda, ühesõnaga selle toaga on nagu kõige paremad lood, ühesõnaga. Ja nüüd siis puhastame ja hakkame kruntima. Mida unustasin veel öelda on see, et meil peaks saama ka see sein siin valmis, kuhu need ilusad liistud siis peaksid tulema. Ja meil ei ole veel need seinalistud siia isegi liimitud ja see sein ei ole isegi veel krunditud. Nii et reaalselt nagu stress on 5000 reaalselt. Ei, 5000 on vähe. Miljon. Mul on miljon. Ma olen lihtsalt, mul on närvid nii läbi reaalselt nagu. We're getting older, baby, it's you and I. Yeah, we're stars in the sky. Oh, you and I. Yeah, we're stars in the sky. No mis sa toimetad siin? No, Miks meil vool kodust ära läks? väike surakas käis. Ma arvan, kunagi on mingid sossepad siin voolu pannud. Et üleüldse siin on kuradi korteris kõik kaablid, mis on kuidagi nagu naljakalt lahtised ja ei ole nagu väga hästi kinni pandud. Või ma ei tea ajapikku, kas tulevad nooli kaablid lahti ilusti. Nagu ma ei tea, ma ei usu. Normaalselt sealt on must isegi. Mingi pauk ei saa. Jah. Ikka tuts. Päris hull. Oh my god. Valgus. Läks. Tuli. Läks. Ei tööta vist. Oh my god. Ma ei tea, ma igaks juhuks lähen kaugemale pärast siin käib mingi pauk. Mingi nuss on või? Või sa meelega nussid mind või? Musi? Miks ma ei kuule vastust? Nuss on näed suurem. Ah? Nuss on näed suurem. Mida? Nuss on näed suurem. Aa, nuss on suurem või? Jaa. Mis nuss on? Ma oli välja juuri. Seda kilpi sa ise näppida. Mis mõttes? Seda kilpi sa ise näppida. Ei saa või? Mis see tähendab? No see kaitse, sisse. Ja siis kui sulud üles, siis kuuled ja siis nagu töötab korraks vaata. Kui ülemulle see laisib. Siis lahti siis. Ma arvan, midagi on perses ikkagi. Ta ei lase vettavoolu sisse. Midagi annab kuskil ühist. Aga on sees ju. Sealt. Ta lööks välja siis ju. Ta ei löö välja. Aga lõi välja ju. Ei löö välja. Pisti. Pane hoiad peale, aga tuleb vilgu. Hoiad peale, ei löö välja, vaid ma pean lihtsalt suruma sinna. Seal on klemmid, ma arvan, seal on ka mingi ühendus lahti. Mis teha tuleb piu elektrikule helistada ja kutsuda elektriksi. Ja kes selles maksma on? Meie. Ilmselgelt ju. Nüüd ees. Oi. Ei, mulle ma ei tea ühtegi elektrikut. Aga see maja on ju. Kõige muud on sees ju. Näe. Palju tagasi.
okei, kui Kätju siia üksi jääb nüüd selle elektriga, siis see on küll palju õnne. ei tohi niisama midagi teha. Konkreetne ühendus peab olema konkreetne selles mõttes. ei saa olla mingi kokka, ma räägin, ise peab tegema. Siin on ju kuradi vanad vene juhtmed ja uued ja vanad ja uued ja kõigepealt teistel on see boks, kus on eraldi andmetega eraldi asjad, milles ongi köök, see tuba, too tuba, sul on erinevad masinad, kõik on, siin on kõik ühe asja. Ühe mingi dokumenti või nii. Mis siin toimub? Kus on need 5 milli? Kuhu kadusid 5 milli? 3,5 tegelikult. Ei teagi. Vana järgi mõõdetud vaata. Aga tegelikult on alumised kapid on 1203,5. Üks siit on 1203 juba. Siin on 1203. Siin on nagu vähem. Jah, 1203 milli. Ma ei tea, mis juhtus selles mõttes. Me mõõtsime vana tasapinna järgi, mis oli siin varem, mis oli paigas. Ja nüüd ma lambist mõtlesin, et kontrolliks vaatasin. Teoorias peaks olema kõik kappidega tasa. Need tasapinnad kapi äärest kapini on ju. Aga ei oli. Ei oli. Ja siin on näha, et natukene on kapist puudu. Krüsantoomus. Ei, no pole hullu selles mõttes, me saame, siis ta ei jää tasa, siis ta jääb nii, et sa ei pane seda tähe vaata siit alt, kui see on 3 milli siin pool. Ei, seda ei ole. Selles mõttes, et pole midagi tähendama. Nüüd ma vaatan seda. Ole mees, siis keegi tee sulle möödas nii kurdi, ma ei tea, 1203. Mega ilus on ikka. Ma täiega vahepeal kortsin, nagu ma reaalselt 2 nädalat kodus niimoodi põdesin, et nagu kas see jääb nüüd ilus, kas see jääb sobima, kuidas see kõik lõpuks välja näeb. Aga nüüd, kui ta on siin kapi justkui nagu õiges kohas paigas, kuigi jah, tausta veel pole, mööbel pole värvitud, et asjad ei ole valmis, aga kui ta on juba siin õige koha peal, siis juba on näha, et tegelikult ta jääb ikka ilus. Ilma asjata põdesin. Proovid seda ka? Jaa. Igasuus. Aitiki lõiku. Või see võtta. Ja. Kapp on ees, jah? Siit peaks nurk ette, jah, aga siit alt ära saagima, seda isi aga. Ma ei saa kinni lasta siit, siin on üks 6 kant, millest lased. Ehk siis see peaks toimuma vist niimoodi, nagu ma aru saan. Siit keerad. Siis ta keerab mul selle sisse poole vaata. Väga. Kui siit keerad, siis see läheb sisse poole. Ja siis see kant jääb siia hoidma, seda keerad, siis see polt läheb nagu. Seal on niisugune nurksüsteem.
siia saab panna silikamaja ilusti. Need ikka istub kokku. See peab ilusti jääma siia niimoodi. Aga need ongi kokku läheks. Siis peabki need kokku ära laskma. Kokku ära laskma ja siis peab terve tasapinna panema paika vaata. Mul sai nüüd reaalselt üks see kapp praegu sealt värvitud ja mul ei ole reaalselt mitte kunagi midagi tehes käed nii palju värisenud, kui mul praegu värisevad. See on lihtsalt reaalselt nii hirmus töö, et lihtsalt midagist hullu nagu. Ja reaalselt, kui sa vaatad neid videosid seal TikTokis või Instas, mingid reelsid, värgid, särgid, siis see kõik tundub nagu nii lihtne ja kiire ja mida iganes. No ilmselgelt mul läheb aega, sest et ma ei ole seda varem teinud ja ma ei oska tõenäoliselt ja mul ei ole mingisugused õiged tehnikad, aga reaalselt see võtab nii palju aega. Mu käed on täiesti surnud ja mu käed lihtsalt nii räigelt värisevad kogu aeg seda tehes. See on lihtsalt nii crazy. Ja see on nagu reaalselt nii hirmus töö, et midagi hullu lihtsalt. Et köögikapid on ju väga suur osa üldse korterist, elust, köök, kõik värgid-särgid, siis see lihtsalt tundub nagu nii hirmus, et see peab nagu tulema perfektne. No kindlasti tuleb teine kiht teha ja mida ma veel juba aru sain, on see, et seda krunti oleks pidanud saama kindlasti mingisugune paksem kiht, konkreetne korralik kiht, ehk siis see, mis siin praegu on, seda kõike on vähe, kindlasti vähe, seda oleks pidanud olema rohkem. Ei või? Mina arvan küll, et oleks pidanud, aga kui meil on siin... Ühesõnaga, kui meil on siin asjatundjad, siis võib kommentaarides anda teada, et kuidas tegelikult oleks pidanud, aga ma ise tunnen küll, et oleks pidanud olema, et see katvus oleks nagu kuidagi parem ja praegu see jääb kuidagi kõik nagu altselt läbi kumama. Jah, sest teist kihti pole... Ja ma saan aru, et teine kiht tuleb, aga ma usun, et see jääb ikka samasugune. Jääb küll. Jääb raudselt. Ei jää, kas sa oled värvinud? Ei ole värvinud. No täpselt, siis millest sa räägid? Ei jää kumama. No, eks me näe. Eks me näe. Mul on palju värvinud. We will see. Lihtsalt. Ühesõnaga, ma liigun edasi. Väga palju on olnud kindlasti mingisugused lihtsalt klippe ja timelapse ja asju, aga no, mis sa teed, ei ole siin praegu midagi rääkida ja ongi kõik siukene lihtsalt tegemine ja lihtsalt see, lihtsalt.
käes pühapäev, ma näen endiselt täpselt samasugune räämas või isegi veel hullem välja, aga meil on täiesti katastroofiline olukord siin. Nimelt siis, Roland on jõudnud 2 kihti köögikappe ära värvida, 3. kiht tuleb ka värvida. Roland ei ole maganud mitte ühtegi minutit siin öösel. Mina magasin, ma arvan, mingisugune 4 tundi. No kui sa poes käisid, siis äkki vist mingi 50 minutit või mis pakki tõmbasid kohe. Meil on väga kiire, väga kiire. Ja nüüd ei aita meid ka üldse mitte see olukord, et mingisugune räige elektrikala on siin kuskil ja ma ei saa 3. kihti värvi kappidele peale panna, sest et kohe mingi poole tunni pärast tuleb elektrik, kes siis hakkab seda kõike süsteemi siin üle vaatama. Nimelt siis nagu eile läks meil see elekter siit köögist minema, ehk siis ühesõnaga, ma pean alustama algusest. Siin korteris on see elektrisüsteem üles ehitatud suht niimoodi, et no põhimõtteliselt nagu pikendusjuhe. Ühest kohast on veetud igale poole põhimõtteliselt seda elektrit on ju. Ja nii on siis tehtud ka siin köögis, kus siit ahju pistikust on veetud vool kööki siia nõudekale. Siis on veetud vannituppa, et pesumasinad saaks ühendada ja seal veel mingisugused pistikud. Ja eile läks siis see vool ära siit kuskilt. Roland liigutas seda juhet ja käis pauk ja kõik oli must on ju. Ja üritan siis õhtul pesumasinat tööle panna ja pesumasin ei lähe tööle. Mina arvasin kohe, et pesumasin on katki. Nüüd on veel see jama ka kaelas on ju, et nüüd tuleb uus pesumasin ka veel osta. Et nagu täiesti perses, et nagu kõik on täiesti perses on ju. Nii, õnneks avastasime siis kuidagimoodi. Ma ei tea isegi, kuidas Roland seal avastas, aga avastas selle, et ei ole lihtsalt seal pistikus voolu. Nii jumal tänatud, see tähendab seda, et tegelikult pesumasin töötab ja uut pesumasinat ei ole vaja osta. Aga siis me jõudsimegi jälile sellele, et ei ole mitte üheski pistikus seal vannitoas voolu, siin köögis ei ole voolu ja tõenäoliselt ahi ka siis ei tööta on ju. Sest et see kaitse ei lähe peale, kaitset ei ole võimalik peale panna, siis elektrikilbist seda kaitset, mis on ühendatud siia või mis juhib siis seda voolu siin köögis. Ühesõnaga, nagu täielik lihtsalt pukakemajandus on siin, pukakemajandus ja ma ei tea. Ühesõnaga, me kutsusime nüüd elektriku, vaatame, kas ta saab selle olukorra siin kuidagi moodi parandatud. Et ühesõnaga, praegu jah, on nagu kõik selle, issand, mis mul siin toimub, oh my god, näete, mu juuksed on siit külje pealt juba nii pikaks kasvanud, aga see selleks ühesõnaga. Vaatame, kas ta saab siin selle asja siis kõik korda teha, sest et mingisugune 4-5 tunni pärast on juba Kätlin siin ja meil ei ole isegi veel köögi tasapinda pandud ja me ei saa isegi seda köögi tasapinda panna ennem, kui meil ei ole köök värvitud 3. korda, pluss see pole ära kuivanud. Roland nüüd krundib seda seina siin, sest et ka sellega läksin eile täiesti nihu kõik põhimõtteliselt, kuna siia seina peale oli jäänud natukene ikkagi seda bordet kuhugi, siis krunti peale kandes siit hakkasid mingisugused asjad kooruma ja tuli välja, et natukene on veel vaja kuskil siis pahteldada, kus need asjad siis ära tulid. Nii et Roland on siin öö läbi tegelikult värvinud, lihvinud, pahteldanud, veel lihvinud, veel pahteldanud. Ühesõnaga, kõik on nii lappes. Kõik on nii lappes lihtsalt. Kõik on nii lappes. Ma ütlen ühe korra veel adresseerima seda, et kõik on nii lappes. Mulle meeldib see, et nagu lihtsalt nagu sa teed siin asju, aga nagu üldpilt absoluutselt ei muutu. Ja praegu ongi põhimõtteliselt kõik selle taga, et me saaks siin köögis need asjad valmis, et saaks kööki tuua tagasi need asjad. Teisest toas köögilaud, kõik värgid, särgid saaks juba selle kuldse magamistoa, mis enam ei ole kuldne, aga selle magamistoa, selle tagumise magamistoa saaks tühjaks teha. Siis saaks ära panna siia teise magamistuppa selle voodi, kus Kätu hakkab magama on ja need kapid saab seal paika panna. Et praegu on põhimõtteliselt kõik selle taga, kõik selle köögi taga, kõik on reaalselt selle köögi taga praegu. Ja lihtsalt, ja selle köögiga on nagu kõige suurem katastroof reaalselt.
tasapind paigas. Nüüd tuleb veel lõigata siia need augud, kraanikausi auk, pliidi auk. Kasutan kõige paremat liimi. Liimi nimi on Soda Fixol High-Tech. 320 kilogrammi 10 ruutsentimeetri kohta. Super tugev. Liim, hermeetik, mees on väga. Vaspooled täpid. Ära vajaguline. Melamiin ei tohiks katkib minna. Ikka ümber kõva, see tuleb nagu mega ilus, reaalselt see tuleb mega ilus. Muidugi ei jõua seda lõpptulemust ära oodata, kui reaalselt need kõik kapiuksed on ees, kui kõik on reaalselt omal kohal. Pliidi augu lõikamiseks. Teibid siis sellepärast, et tükke välja ei lööks. Ma lõikan siit poolt, muidu lõikaks teiselt poolt taga. Ma olen saanud suure toa juba täitsa enam-vähem korda. Puur tuleksid kaasa. Ja vaadake neid. Nummid on siin juba ka toodi sisse seadnud. Teid küll. Ja nüüd me siis hakkasimegi välja mõtlema, et kuidas oleks nendest liistudest kõige mõistlikum neid juppe välja lõigata. Ehk siis kui üks liist on 2-meetrine, siis kuidas sealt neid asju välja lõigata, oh my god. Teise lõikan niimoodi ära, aga jah, siis jah, teise lõikan niimoodi vaata. 1, 2, 4, 5, 6 on ju. Jah, 4 veel siis. Ehk siis praeguste nende arvutuste kohaselt meil on ainult ühte liistu tegelikult juurde vaja. Jaa, nice. Ma olen täppi. See on isegi hakkama selle. Ja see on nagu reaalselt minimaalse kuluga. See oli minu peas reaalselt kõige loogilisem viis, kuidas välja arvutada visuaalselt, kuna ma olen hästi visuaalne inimene, siis kuidas välja arvutada, et kulu oleks minimaalne. Ja niimoodi me siis panimegi oma 9 liistu siia kirja ja hakkasime muudkui arvutama ja niimoodi me saimegi siis need väiksed osad, mis siit üle jäävad. Open my eyes, I slept through the day, feeling uneasy, I push it away. Last night was fun, don't feel like today. Let's do it again, let's go on a date. Cause tonight I'm gonna take you out and live the dream that we've been talking about. Meil oli alguses plaan panna sinna vahele selline jupp, aga kahjuks see taust on liiga paks ja see siia vahele ei mahtunud. See oli 3 millimeetri jaoks ikkagi. Jep. Me ei leidnud ei K-rautast, ei Decorast õiget sellist juppi, mis siia vahele panna. Nii et me otsustasime... on see, et seekord on mõlemilt poolt valge materjal, eelmine kord oli teiselt poolt pruun. Ole ülest, jah. Nice.
nagu mine pekki. Sealt saab ikka. Siia mingi ongelma peale. Hakka värvima. Nii nõmed see kapp on, nagu mingi nurjalollid, vaata. Iga maa. Augu väli näeb, on ju. Augu väli näeb. Näes. Ideaalne on. Siis on vähemalt nagu normaalne asi ees. Kas see on hea nagu tugev ka vaata? Jah. Lihtsalt hoida seda ühes ääres. Minust on ikka kasu ka natuke. Super. Siit alustame, siis lõpeb sinna. Kubu? No mis värk on jälle? Miks on korter pime? Aaskord. Miks ei tea? Ei tea. So casually keep diving into concrete. So bittersweet. Keep losing sleep while driving in the backseat. What's left of me? Drowning in what feels just like an ocean. Negativity is getting closer. Hard to keep the heat when it gets colder. You know, sometimes everything just gets hard. Sometimes everything just gets harder. Feeling like Tuleb vett läbi või? Ma just tahtsin küsida, et no kas võib lasta. Selles siia. Siis ka ikkagi. Okay. Mis värk on? Kallis. Aga see ongi unistus, et olla looduse keskel. Aga selle sahtli põhjaga meil on nüüd väike jama, see on siin hallitama läinud. Ja me mõtlesime, et me kasutame ära, kus see materjal on meil üldse. Seda materjali, mis meil sellest taustast üle jäi eelmine kord. Ja teeme sellest siis siia sahtlile uue põhja. Me oleme jõudnud siin köögis omadega peaaegu lõpusirgele. Roland hakkas lõpuks ometi tegelema selle liistudega, selle seinaga, kuhu lähevad siis need liistud. Siis praegu ongi eesmärk panna kõik need teibid täpselt sinna, kuhu need liistud lähevad või õigemini liist läheb teibi peale täpselt. Hetkel siis paneme kõik, hetkel paneme kõik need alumised, ülemised ja siis need vahepostid, et siis me täpselt teame, kuhu need liistud minema hakkavad. Aga üldjoontes hakkab meil vaikselt valmis saama. Praegu on kõik kaetud, sest et Roland värvis spreikaga seda toru seal üleval. Aga vaikselt, tasapisi tibusammul, jube väiksel sammul, aga siiski. Hakkame me omadega
vist lõpetama. Või no mitte lõpetama, lõpetama on liiga suur sõna ikkagi öelda. Ma ei taha isegi öelda seda, ma olen seda mingi viimased 1 miljon bloogi öelnud, et me hakkame nüüd lõpetama, viime nädalavahetus. kiiresti. Ühesõnaga, jah, üritame taas kord nii palju teha, kui jõuame ja. I remember what you were saying. Sometimes all you need is a spark. Maybe just a better kind of bitter. No, ülihea näeb välja ju. Siia tuleb üks siis natukene väiksem. Ja siia boksi sisse nüüd läheb siis see kuubik või nii-öelda liist, mitte kuubik. Boksi sisse. Ma ei jõua ära oodata reaalselt nagu, ma reaalselt ei jõua ära oodata. See on nagu minu poolt kindlasti olnud üks kõige oodatum asi. Üldse tegelikult kogu köök ja kogu see köögiprojekt. On näha. Mis sa arvad? Kuidas see? Väga hea. Sõltub, kuidas ma teen. Sõltub, kuidas sa teed? Et vahetab siis selle toru välja või? Jaa. Kärali soovin. Mis selle toruga siis saab? Vahetab selle välja või mis? Jaa. Seda tahtsid. Selle eelmine kord tehtud skeemi järgi tuleb nüüd hakata lõikama ja kuna meil seekord mingisugust asisemat saagi ei ole, nurgasaagi, no päris nurgasaagi, see mis meil varasemalt oli siin laenuks kasutuses, siis nüüd me saime laenuks sellise ja meil on selline saag. Ja me proovime nüüd siis sellega, kas saab või ei saa, tõehetk. No kuidas jäi? Saab ja. Lihtsalt peab leiutama uuesti kinni panna, vaata ilusti. Vaata ei liiks, vaata. Siit läks ka seda. See on normaalne. Saab ikka, see on tutikas. Ma võtsin muidu managa, et mul on managa. Sest et ta on palju pehmem, siin on tutikaid hambad, seda mis haakab kinni. Nüüd tegelikult peaks selle sisse töötama natukene. Ma arvan, mana liikub ka, aga nagu... Meil on ta seal. Mõni karvakas. See on praegu hea koht, vaata see, et meie enne remondiga alustamist ja meie nüüd mingi metsi Jeesused. No nii, esimene kuubik. Siia poole. Susu! Nii on lõhku. Ta on miined jäävad igale poole. Ei no, pannakse neid nendega ka ja kleetada. Mis sa siin nüüd tegid? Mäkerdasid, vaata, mõned asjad on siuksed, mida kiirustades teha ei saa. Ja üheks selliseks asjaks on kindlasti silikoni panemine. Et kuna meil siin on olnud kogu aeg kiire, siis Roland panigi kiiresti siia seda silikoni, aga midagi läks natuke nihu, et see hakkas sealt lahti kooruma või? Mitte ka seda, aga liiga palju. Liiga palju silikoni sai? No ei ole vaja nii palju, vaata. Okei. Kui ta läheb nagu oligi palju, siis ta oligi liiga palju nagu ühe pinna peal, kus teise pinna peal ja siis ta ei ole nagu vaja. Kui ta vähe on, siis sa näpuga võirusti tõmbad siia nurka, et ta ei üldse palju siia vaja. Võiks paned jupi osa ära, vaata, siis tõmbad näpuga ära, paned veel natuke, tõmbad näpuga. Aga kui teda on palju, siis ta koguneb näpu taha, vaata, sa ei saa seda niimoodi ära võtta. Ja siis ta läheb selle pinna peale ja lõpuks ka jah, ta koorub maha nagu. Okei. Siis ta nihuke lihtsa verest nagu lahti lihtsalt. Okei. Ma ei tea, kas see on kõige parem, aga muidugi kasutab jah mingid silikoni eemaldajad ja asju ja tööriistu, sest et hea oleks kõik pinnad nagu võimalikult puhtaks saada.
kuna muidu ei jää kinni teinekord teine kiht ja siis võib hakata läbi jääma nagu vannitoad, köögid. mis nüüd? Päike loojub. Päikeseloojang väga kaunis. Aknad on jube mustad meil muidugi.